Võib-olla oled üks neist, kes veel ei tea, et sipelgad on inimestest vanemad. Jah, sa kuulsid õigesti, nad on inimestest vanemad. Ja lisaks sellele on sipelgaid ka 1 miljon korda rohkem kui inimesi. Ja kuigi nad on väikesed, suudavad nad luua organiseeritud ühiskonna oma tsivilisatsioonis. Neil on juhid, neil on töölised ja igalühel on oma ülesanded. Neil on isegi süsteem laste eest hoolitsemiseks. Nad hoolitsevad ka vanade ja puudega isikute eest. Neil on ka oma viis põllumajanduseks ja loomade eest hoolitsemiseks. Ja kui keegi neist sureb, siis nad matavad ta maha. Ja mis veelgi üllatavam, on olemas liike sipelgaid suudavad paljuneda ilma paariliseta. Rohkem kui 100 miljoni aasta jooksul on nad üle elanud paljude eluvormide väljasuremise planeedil. See on tõsi. Seetõttu uurime selles videos, kui palju sipelgaid maailmas tegelikult on. Kui suur on nende kogupopulatsiooni kaal? Ja millal nad esmakordselt maal ilmusid? Ja kuidas nad elavad? Ja miks ütlevad paljud teadlased, et nende ühiskond on üks looduse kõige stabiilsemaid tsivilisatsioone? Aga enne kui alustame, ära unusta sellele videole pöialt üles panna. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline. Suur tänu ja nüüd alustame. Kõigepealt vastame küsimusele, kui palju sipelgaid maailmas tegelikult on. Peaaegu kõik meist on sipelgaid näinud. Aga kui sind küsitakse, kui palju neid kogu planeedil on, siis tõenäoliselt on sinu vastus tegelikust arvust väga kaugel. Praegu on maailmas tunnustatud üle 14 218 sipelgaliigi. Lisaks sellele on teadlased tuvastanud veel üle 1758 alamliigi. Aga isegi kui me juba nii palju teame, ei ole keegi ikka veel kindel, kui palju sipelgaid täpselt praegu maailmas elab. Kõige levinuma hinnangu kohaselt elab maal umbes 10 kvadriljonit sipelgat. Et seda lihtsam oleks mõista, see tähendab 10 000 triljonit üksikut sipelgat. Jah, see on nii suur number, et seda on peaaegu võimatu ette kujutada. Ja kui sa prooviksid neid ükshaaval kokku lugeda, ei pruugi sul kogu elusti selleks piisata. Lisaks, kui panna kokku kõigi maailma sipelgate kaal, ulatub see üle 10 miljardi kilo. Ja on veel üks üllatav detail. Mõnede hinnangute kohaselt on tänapäeva sipelgate kogukaal isegi suurem kui kõigi inimeste kogukaal, kes on maal elanud viimase umbes 2000 aasta jooksul. Lihtsamalt öeldes, kuigi nad on väikesed, on neid nii palju, et nad suudavad moodustada ühe suurima biomassiga rühma kogu planeedil. Nüüd, millal siis sipelgad ilmusid? Sipelgaid võib leida peaaegu igas maailma osas. Neid leidub igal mandril peale Antarktika. Teadlased usuvad, et need ilmusid esmakordselt umbes 110 kuni 130 miljonit aastat tagasi. Sel ajal ei näinud maailm veel selline välja. On võimalik, et nad said alguse iidse supermandri Lauraasia peal. Ja mis veelgi üllatavam, nad ei alanud sipelgatele. Uuringute põhjal olid nende esivanemad iidsete herilaste lähedased sugulased. Siiski pole tänaseni täpselt kindlaks tehtud, milline herilase liik võiks olla tänapäevaste sipelgate otsene eellane. Aga kui suur on siis üks sipelgas? Kui kuuleme sõna sipelgas, mõtleme tavaliselt kõik ühesugusele suurusele. Tegelikult on erinevate sipelgaliikide suurused väga erinevad. On liike, kelle pikkus on vaid umbes 2 millimeetrit. Samal ajal on ka teisi, kes ulatuvad mitme sentimeetrini. Ja kui me vaatame minevikku, olid nende iidsed sugulased veelgi suuremad. Suurimad teadaolevad fossiilsed sipelgad kuuluvad perekonda Formicium. Nende emassipelgad ulatuvad peaaegu 7 sentimeetri pikkuseks. Ja neil on tiivad, mis võivad laieneda kuni 15 sentimeetrini. See tähendab, et nad olid isegi suuremad kui paljud tänapäeval lähtavad putukad. Aga nüüd, kas on tõsi, et sipelgatel on tiivad? Kui räägitakse sipelgatest, mõtleme tavaliselt väikestele putukatele, kes roomavad mööda maad. Kuid jah, on olemas sipelgaid, kellel on tiivad, ja need ei ole eraldi liik. Tegelikult kuuluvad kõik sipelgad Hymenoptera rühma, samasse rühma, kuhu kuuluvad ka mesilased ja herilased. Siiski ei ole kõigil koloonia liikmetel tiibu. Tavaliselt on need ainult kuningannal ja isassipelgatel. Samal ajal pole töösipelgatel, keda me näeme iga päev toitu kandmas, tiibu. Nüüd aga mis on nende saladus paljunemisel? Vaatame seda veelgi lähemalt. Kui on olemas isassipelgad ja emassipelgad, siis kes on töösipelgad? Kas nad on isased või emased? Vastus on veelgi kummalisem, kui sa arvad. Tehniliselt on ka töösipelgad emased,
kuid nende sigimissüsteem pole täielikult välja arenenud. Seetõttu ei saa nad järglasi saada, sest sipelgate maailmas ei ole sigimine kõigi õigus. See on eriline ülesanne, mis on määratud vaid mõnele koloonia liikmele. Ja enamasti sünnivad nad juba ette määratud rolliga oma ühiskonnas. Mõned saavad kuningannadeks, mõned töölisteks ja mõned saavad isasteks, kelle ainus ülesanne on sigimine. Tegelikult on sipelgatel sõltuvalt liigist palju erinevaid paljunemisviise. Kõige tavalisem on isas ja emas sipelga paaritumine. Aga kuidas see toimub? On aeg, mil uued sipelgakolooniad hakkavad tekkima erinevates maailma paikades. See juhtub kevade saabudes. Sel päeval tulevad tiivulised emas ja isas sipelgad korraga pesast välja. Neil on vaid üks eesmärk. Leida paariline ja alustada uut põlvkonda. On huvitav mõelda, et see on peaaegu ainus kord nende elus, kui nad tõesti kasutavad oma tiibu lendamiseks. Lisaan veel, et tegelikult on nende lennuvõime üsna nõrk. Tavaliselt ronivad emased sipelgad kõigepealt kõrgetele rohututtidele või taimedele, et saada hea koht enne lendu. Nad kasutavad justkui looduslikku stardiplatvormi. Samal ajal on isased sipelgad kergemad ja suudavad kiiremini lennata, nii et nad tõusevad sageli otse maapinnalt õhku. Ja siin muutub nende lugu eriliseks, sest nende paaritumine toimub lennu ajal õhus. Jah, sa kuulsid õigesti. Kui nad on õhus, siis seal nad paarituvadki. Pärast paaritumist pole isasel sipelgal koloonias enam mingit otstarvet. Ja vaid lühikese aja pärast sureb ta. Nii lihtne ja kurb on tema roll paljunemises. Aga kuidas on lood emaste sipelgatega? Pärast nende paarituslendu lendab ta eemale oma endisest kodust, et otsida kohta oma enda koloonia jaoks. Ja kui ta on maapinnale maandunud, teeb ta midagi, mis võib tunduda üllatav. Ta hammustab ja rebib iseenda tiivad küljest. Aga miks? Sest tal ei lähe neid enam kunagi vaja. Kogu kuninganna elu jooksul toimub paarituslend vaid üks kord. Teist võimalust ei tule. Ei tule enam järgmist lendu, ei tule enam teist kaaslast. Ühe paaritumisega saab ta piisavalt geneetilist materjali, et muneda aastaid. Pärast seda hakkab ta otsima turvalist kohta, kuhu rajada uus koloonia. Ja siin algab tema valitsemine. Tegelikult elab kuninganna kauem kui tavaline sipelgas. Üks kõige üllatavamaid fakte sipelgate kohta on nende kuninganna eluiga. Sõltuvalt liigist võib elada kuni 12 kuni 20 aastat. Samal ajal elab tavaline töösipelgas tavaliselt vaid kuni 5 aastat või isegi vähem. See tähendab, et samal ajal kui töölised koloonias pidevalt mahetuvad, jääb üks ja sama kuninganna väga pikaks ajaks ellu, olles justkui kogu kogukonna elav kese. Ja kõik sipelgad ei ole ühesugused. Siiski ei järgi kõik sipelgaliigid sellist süsteemi. On ka liike, kus isegi töösipelgad võivad paljuneda, kuid on ka veelgi kummalisemaid liike. Selle asemel, et tugineda tavapärasele paaritumisprotsessile, on nad õppinud paljunema protsessi kaudu, mis on peaaegu nagu loomulik kloonimine. Aga kuidas see võimalik on? See on protsess, kus sipelgad ei vaja enam isaseid. Selle asemel toimub see loomulikult. On olemas üks sipelgaliik, mida nimetatakse Mycoseppurus smithix, mis kasutab protsessi, mida nimetatakse partenogeneesiks. Partenogenees. Selle meetodi abil arenevad uued emassipelgad munadest, mida pole kunagi viljastatud. Teisisõnu, nad tekivad ilma isassipelgateta. Tõesti, täiesti ilma. Pika evolutsiooni jooksul läib, et see liik otsustas, et neil pole enam isaseid vaja oma liigi jätkamiseks. Tegelikult avastati kolooniaid, kus olid ainult emased. Kui teadlased leidsid Amazonase vesikonnas Mycoseppurus smithi kolooniad, olid nad kohe hämmastunud. Juba esmapilgul märkasid nad midagi kummalist. Kõik koloonia sipelgad olid emased. Mitte ühtegi isast polnud. Et olla kindlad, tegid nad kogutud isendite DNA analüüsi ja just siis avastasid nad veelgi üllatavama tõe. Koloonia kõik liikmed polnud mitte ainult emased. Nad olid kõik ka täpsed koopiad oma kuningannast. Nagu kaksikud. Lihtsamalt öeldes, kogu koloonia koosnes kloonidest. Selle uuringu tulemused avaldasid teadlased ajakirjas Proceedings of the Royal Society. Ja teadlaste endi sõnul avastasid nad selle erakordse süsteemi täiesti juhuslikult, kui nad uurisid selle liigi elu muid aspekte. Üks eluvorm, mis koosneb ainult kloonidest.
Mida rohkem nad neid sipelgaid uurisid, seda enam avastasid nad, et kuninganna üks tähtsamaid sigimisorganeid oli peaaegu kasutuks muutunud. See tähendab, et pika aja jooksul kadus neil järk-järgult vajadus normaalse seksuaalse paljunemise järele. Mõne aasta pärast laienes uuring selle liigi erinevatele populatsioonidele. Teadlased avastasid ka, et on endiselt mõned kolooniad, mis kasutavad traditsioonilist paljunemist. Kuid neid on vaid vähe. Tegelikult selgus, et peaaegu 90% Lõuna- ja Kesk-Ameerikas uuritud isenditest olid kloonid. Kuigi neil on erinevad kuningannad, on nende paljunemisviis siiski sama. Ja paljude teadlaste jaoks on järeldus selge. Malinaw ang ipinapakita ng See liik on juba valinud kloonimise kui peamise paljunemisviisi. Kuid on üks suur probleem ja see võib olla nende tuleviku suurim oht. Kuna kui kõigi selle liigi liikmete geneetiline koostis on peaaegu ühesugune, on neil haigustele, nakkustele või keskkonnamuutustele palju lihtsam alluda. Lihtsamalt öeldes võib süsteem, mis neile edu tõi, olla ka nende allakäigu põhjuseks. Sellegipoolest on kloonimise teel paljunemisel üks probleem. Kui kõigi selle liigi liikmete geneetiline koostis on peaaegu ühesugune, kaob mitmekesisus, mis on nende liigi ellujäämiseks väga oluline. Ja kui geneetiline mitmekesisus on väike, muutuvad nad uute haiguste, parasiitide ja keskkonnamuutuste suhtes palju haavatavamaks. Lihtsamalt öeldes, kui tekib oht, mis suudab rünnata ühte isendit, on väga tõenäoline, et see mõjutab ka peaaegu kõiki teisi. Seetõttu võib ühe liigi populatsioon kiiresti kokku kukkuda ja täielikult kaduda. Aga isegi kui see juhtub, ei mõjuta see eriti kogu sipelgate maailma. Maapikalo jooksul on sipelgad üle elanud väga palju muutusi. Nad elasid juba enne dinosauruste väljasuremist ja arenevad jätkuvalt tänapäevani. Seetõttu arvavad paljud teadlased, et kogu sipelgate rühm ei satu lähitulevikus tõsisesse ohtu ja mida rohkem me uurime, kuidas nende ühiskond toimib, seda enam tunduvad nad meile alternatiivse tsivilisatsioonina, mis elab sellel planeedil koos meiega. Sipelgaid ühiskond, peaaegu nagu inimeste oma. Kui rääkida ühiskonna organiseeritusest, siis on sipelgad üks lähimaid näiteid tõelisest tsivilisatsioonist looduses. Iga uue uurimusega sipelga uurimises saab üha selgemaks, kui keeruline on nende kogukond. Esmapilgul näib sipelgapesa lihtsalt mullakuhjana, kuid selle sees on range juhtimissüsteem, selge hierarhia, tööjaotus ja igal koloonia liikmel on oma ülesanded. Kõige keskmes on kuninganna. Tema on koloonia rajaja ja vastutab munade munemise eest, mis tagavad järgmise põlvkonna jätkumise. Kuid see ei tähenda, et ta teeb kõike ise. Tema ümber on umbes 10–12 öösipelgat, kes peaaegu alati tema juurde tagasi pöörduvad. Nende ülesandeks on hoolitseda tema eest, nad toidavad kuningallat, puhastavad teda ja aitavad teda kõigis tema vajadustes. On huvitav mõelda, et tavaliselt on kuninganna eest hoolitsevad töösipelgad koloonia noored liikmed. See on nagu nende esimene ülesanne elus. Peaaegu kuu aja jooksul läbivad nad omamoodi koolituse, kus nad õpivad hoolitsema kuninganna, munade ja vastsete eest. See on nagu praktika enne, kui neile antakse suuremaid vastutusi. Kui nad vananevad ja muutuvad osavamaks, viiakse nad järk-järgult üle teistele ülesannetele. Toiduotsijateks. Vanemad ja kogenumad sipelgad saadetakse territooriumi kõige kaugematesse osadesse. Nemad on toiduotsijad. Nad otsivad iga päev toitu ja muid ressursse, mida koloonia vajab. Kui nad leiavad toitu, ei söö nad seda lihtsalt iseenda jaoks. Nad viivad selle tagasi pessa, kus nad annavad selle üle liikmetele, kes vastutavad jaotamise eest. Sealt edasi planeeritakse, kuidas toit kogu kogukonna vahel ära jagada. See on nagu väike linn, millel on oma varustuse ja logistikasüsteem. Kuid koloonias ei liigu ringi ainult toit. On veel üks asi, mis on veelgi olulisem. Teave. Kuninganna eritab spetsiaalset kemikaali, mida nimetatakse feromooniks. See kemikaal sisaldab teavet tema seisundi ja tervise kohta. Selle võtavad vastu töölised, hooldajad, kes on tema ümber. Seejärel annavad nad selle edasi teistele koloonia liikmetele ja need, kes selle saavad, annavad selle samuti edasi teistele. See kordub ikka ja jälle, kuni sõnum jõuab peaaegu kogu kolooniani. Sel viisil on tuhanded kogukonna liikmed omavahel ühendatud. Kui järele mõelda, siis see on nagu väga lihtne versioon sotsiaalmeediast või internetist.
kuid see töötab lõhnade ja kemikaalide, mitte signaalide ja andmete abil. See, kuidas sipelgad oma järglasi õpetavad, on üks kõige huvitavamaid asju. See on üllatav. Sipelgate üks oskustest on nende õppimisviis. Paljud putukad õpivad ainult omaenda kogemustest. Kuid sipelgatel on võime õppida ka teiste kogemustest. See tähendab, et nad ei pea ise vigu tegema, enne kui nad õpivad. See on putukate maailmas väga haruldane oskus. Näiteks, kui ees on keeruline saagijaht, läheb kõige kogenum kütt esimesena rünnakule. Ta näitab noortele sipelgatele, kuidas rünnata, kuidas kasutada oma lõugu või astlat ja kuidas sihtmärk maha võtta. Vaatlemise kaudu õpivad koloonia nooremad liikmed oskusi, mida neil tulevikus vaja läheb. Sellest hoolimata vajab selline õppimissüsteem tõhusaks toimimiseks head mälu. Ja siin imetlevad teadlased taas sipelgaid. Toiduhankijad, kes regulaarselt toitu otsivad, tunnevad oma piirkonda hästi. Nad teavad, kus asuvad toiduallikad. Ja nad teavad ka, kuidas tagasi pessa jõuda. Veelgi muljetavaldavam on see, et kui nende tee blokeeritakse keerulise labürindiga, suudavad nad ikkagi leida uue tee. Ja kui nad leiavad õige tee, mäletavad nad seda vähemalt 4 päeva. Isegi kui nad ei saa halva ilma tõttu neil päevil välja minna, ei unusta nad õpitud teed. Sipelgatel on ajataju. Nad ei suuda meelde jätta mitte ainult suunda, neil on ka võime jälgida ja hinnata aega. Katsetes, kui toit pannakse regulaarselt kindlasse kohta, täpselt samal kellaajal iga päev, õpivad sipelgad selle kiiresti ära. Mõne aja pärast hakkavad nad juba enne toidu asetamist kohale tulema, nagu nad teaksid, mis kell see saabub. Ja mis veelgi üllatavam, isegi kui toitmine lõpetatakse, käivad nad ikka samas kohas samal ajal umbes 5 päeva järjest. Nad justkui loodavad, et nende kauaoodatud toit tuleb tagasi. Lisaks organiseeritusele on sipelgad ka hädaolukordades väga osavad. Kui ilmneb esimene ohumärk, ei satu nad kohe paanikasse. Selle asemel hakkavad nad kõigepealt valmistuma. Nad toovad vastsed ja lukud pesa väljapääsude lähedale. Kui tailud väikese osa neist viivad nad pinnale. Nad justkui proovivad kõigepealt välja selgitada, kas oht on tõeline või on see lihtsalt valehäire. Ja kui nad on kinnitanud, et oht on tõeline, alustavad nad alles siis massilist evakueerumist. Oma väikeses kehas kannavad nad üht kõige paremini organiseeritud koostöösüsteemi kogu loomariigis. Nüüd vahetame natuke teemat. Kuidas siis sipelgad omavahel suhtlevad? Sipelgate liikumine on nii korralik, et see paneb sind tõesti mõtlema. Kuidas saavad tuhanded sipelgad ühes koloonias üksteisest aru? Kuidas nad teavad, kuhu minna, keda järgida, kus on toit ja kuidas nad kogu seda teavet meeles peavad? Üllatav on see, et nad ei pea kõike meeles pidama nii nagu inimesed, sest nende suhtlussüsteem on palju sügavam, kui me arvame. Sipelgatel ei ole kõrvu nagu inimestel. Aga see ei tähenda, et nad ei tunneks heli. Selle asemel, et kuulata kõrvadega, tunnevad nad ümbruse vibratsioone. Neil on erilised andurid põlvedes ja jalgades, mis aitavad neil tajuda väikseid liikumisi maapinnal või asjadel, millel nad liiguvad. Mõned sipelgad teevad heli, hõõrudes oma kehaosi üksteise vastu. Seda nimetatakse stridulatsiooniks. See meenutab nõrka sirinat või linnulaulu, mis tekib tagakeha ja lõugade abil. Nad kasutavad seda suhtlemiseks teiste sipelgatega ja mõnikord isegi teiste liikidega. Aga kui sipelgatel on kõige olulisem keel, siis see on lõhn. Sipelgad jätavad maapinnale feromoone. See on eriline. See on keemiline aine, mis on nagu nähtamatu rada. Meie seda ei näe, aga teised sipelgad tunnevad selle lõhna ja loevad seda kergesti. Näiteks, kui mõni toitu otsiv sipelgas leiab toitu, kõnnib ta tagasi kolooniasse, jättes maha feromooniraja. Kui teised sipelgad seda lõhna tunnevad, järgivad nad seda rada. Ja kui nad samuti toiduga tagasi tulevad, lisavad nad sinna oma enda feromooni juurde. Selle tõttu muutub rada tugevamaks. Rohkem sipelgaid järgib seda, tee muutub selgemaks. Aga kui selles kohas toit otsa saab, siis tagasi tulevad sipelgad enam uut feromooni ei jäta. Lõhn hakkab tasapisi kaduma. Ja kui lõhn kaob, kaob ka tee. Nii kohanevad nad ümbritsevate muutustega. Kui vana tee toidu juurde on blokeeritud, siis mõned toitu otsivad sipelgad lahkuvad vanalt rajalt ja otsivad uue tee. Kui keegi leiab lühema tee, jätab ta uue feromooniraja tagasi kolooniasse. Teised järgivad seda.
ja kui uus tee on edukam, muutub see tugevamaks, sest rohkem sipelgaid jätab sinna oma lõhna. siin tekibki kuulus sipelgate-rivi, mis näeb välja, nagu neil oleks oma maantee. Lisaks sellele ei näita feromoonid ainult suunda. kui mõni sipelgas saab viga või purustatakse, eritab ta häireferomooni. See on nagu hädasignaal. Kui läheduses olevad sipelgad seda lõhna tunnevad, muutuvad nad äkitselt agressiivseks. Nad on valmis ründama. Ja see signaal suudab ligi meelitada ka teisi sipelgaid kaugematest kohtadest. On isegi mõned liigid, kes kasutavad petlikke feromoone vaenlaste vastu. Nad kasutavad seda selleks, et segadusse ajada teisi sipelgagruppe, kuni need eksivad ja ründavad omaenda kaaslasi. Sipelga kehas on palju osi, mis suudavad feromoone toota. Kehas on nääre, mürginääre ja teisi osi seljal, kõhul ja jalgadel, mida kasutatakse keemiliseks suhtluseks. Ja nad ei jäta seda ainult maapinnale. Mõnikord annavad nad feromooni üksteisele edasi koos toiduga. Nii levib teave kogu koloonias. Üks sipelgas saab teada, millisesse gruppi või millist tööd tema kaaslane teeb. Nagu neil oleks ID-süsteem, aga kaardi või vormi asemel kasutavad nad lõhna. Kui koloonia vahetab kuningannat, on olemas sipelgaliike, kellel pole ainult üks kuninganna. Mõnikord on ühes koloonias mitu kuningannat. Aga isegi kui neid on palju, on ikka üks, kes domineerib. Domineeriv kuninganna eritab kindlat feromooni, mis on tema võimu signaaliks. Kui ta lõpetab selle feromooni tootmise, muutub koloonia käitumine. See on nagu märk sellest, et tema positsioon nõrgeleb. Töösipelgad hakkavad siis hoolitsema teise kuninganna eest. Ja see uus kuninganna saab koloonia domineerivaks juhiks. Väikese sipelgaajuga suudavad nad luua süsteemi, mis on väga korras, väga praktiline ja väga tõhus. Nad on inimestest ja teistest targematest imetajatest kaugel. Aga sellest hoolimata on nad suutnud luua ühiskonna, kus on olemas suhtlus, tööjaotus, hierarhia ja kollektiivne otsustamine. Ja see pole veel kõik. Sest mõnes maailma osas ei otsi sipelgad ainult toitu. Nad tegelevad ka põllumajandusega ja kasvatavad isegi oma loomi. Enamik sipelgaid sööb erinevaid asju. On kiskjaid, on neid, kes söövad surnud loomi, on neid, kes söövad taimi ja on taimtoidulisi sipelgaid, kes sõltuvad oma kõhus olevatest erilistest mikroobidest, et taimset toitu paremini seedida. Aga mõned liigid on jõudnud veel kõrgemale tasemele. Nagu inimesedki, on nad õppinud ise põllumajandust harrastama. See ei ole lihtsalt toidu korjamine ümbrusest. Nad tõesti istutavad, hoolitsevad ja toodavad toitu oma koloonia sees. Selle tegevuse ulatus on nii suur, et teadlased on selle selgelt klassifitseerinud. On olemas 80 liiki, kellel see on. On sipelgaid, kes kasutavad lihtsamat põllumajanduse viisi. On 34 liiki, kes kasvatavad korallseeni. On 18 liiki, kes kasutavad pärmi kasvatamist. Ja on 63 liiki, kes on jõudnud arenenuma põllumajanduseni. Need oskavad oma kolooniasse terveid seenekasvandusi rajada. Veelgi üllatavam on see, et mõned seeneliigid on sipelgate poolt mitme põlvkonna jooksul peaaegu kodustatud. See tähendab, et need seened ei suuda enam looduses iseseisvalt ellu jääda. Nad vajavad sipelgate hoolt. Nad on nagu tõelised põllukultuurid, mis sõltuvad põllumehest. Lehelõikkursipelgad, tõelised seenekasvatajad. Üks parimaid näiteid selle kohta on lehelõikkursipelgad. Esmapilgul arvame, et nad söövad lehti, mida nad lõikavad. Aga see pole tegelik põhjus. Nad viivad lehed tagasi kolooniasse. Seejärel lõikavad nad neid väikesteks tükkideks ja kasutavad lehti substraadina või väetisena oma seenekasvandustes. Jah, lehed ei ole nende peamine toit. Tegelikult hoolitsevad nad seente eest. Ja isegi põllumajanduses on neil selge tööjaotus. Suured töösipelgad lõikavad taime kõvemaid osi. Väiksemad närivad ja tükeldavad lehti ja kõige väiksemad sipelgad hoolitsevad seenefarmi eest. Nemad koristavad, nemad valvavad ja nemad aitavad ka hoida seeni riknemast. Mõnel sipelgal on kehal isegi baktereid, mis toodavad ainet, mis toimib nagu antibiootikum. See aitab võidelda kahjulike bakteritega, mis võivad nende seenefarmi kahjustada. Veelgi muljetavaldavam on see, et lehesipelgad suudavad isegi tunnetada, kas mingi leheliik mõjub nende seentele hästi või halvasti. Nad loevad seente keemilisi signaale. Kui nad saavad teada, et mingi leheliik on seentele mürgine, jätab koloonia selle meelde. Ja nad ei too seda enam kunagi tagasi.
sellise organiseerituse tasemel on raske mitte imetleda neid. Kuid sipelgate võimed ei piirdu ainult sellega, sest lisaks põlluharimisele on veel teisi liike, kes oskavad pidada justkui kariloomi. Need on sipelgad, kes hoolitsevad loomade eest. Nende suurust arvestades on hirmutav mõelda, et sipelgad on suurepärased kiskjad. Kuid lisaks jahtimisele ja võitlemisele on nad õppinud ka midagi erilist. Nad hoolitsevad lehetäide eest. Lehetäid on väikesed putukad, kes eritavad magusat vedelikku, mida nimetatakse mesikasteks. Sipelgate jaoks on see väga oluline, sest see on energiarikas. Seetõttu ei söö nad lehetäisid ära, vaid hoolitsevad nende eest. Nad karjatavad lehetäisid taimede peal. Nad kaitsevad neid teiste kiskjate eest. Ja kui neil on mesikastet vaja, siis nad sõna otseses mõttes lüpsavad lehetäisid. Sipelgas teeb seda, silitades või kõdistades lehetäi kõhtu oma tundlatega. Seejärel eritab lehetäi magusat vedelikku, mille sipelgas ära võtab. Huvitav on see, et see pole lihtsalt parasiitlus, sest lehetäid saavad ka kasu. Ilma sipelgate kaitseta tapavad teised kiskjad nad palju kiiremini. Ja kui koloonia kolib uude kohta, viivad mõned sipelgad kaasa ka oma lehetäikarjad. Kui mõelda, siis on see peaaegu sama, mida inimesed teevad veiste, kitsede või muu kariloomade pidamisel. Ainult suurus on erinev. Ainult välimus on erinev, kuid põhimõte on peaaegu sama. Kas sipelgate maailm on täiuslik? Siinkohal võib tunduda, et sipelgad on peaaegu täiuslik eluvorm. Nad on organiseeritud, kohanevad kiiresti, neil on oma põllumajandussüsteem, kariloomad, suhtlusvõrk, selge hierarhia ja kollektiivne intelligentsus, mis meenutab suurt aju. Aga tegelikult ei ole nende süsteem täiuslik, sest mõnikord saab just nende ühiskonna tugevusest nende enda tragöödia põhjus. Sipelgate surmaring. Vaata seda stseeni. Tuhanded sipelgad liiguvad ringiratast ühes ringis. Esmapilgul tundub, nagu nad teeksid mingit kummalist rituaali, nagu tants, nagu tseremoonia, nagu pidustus. Aga ei, seda nimetatakse surmaringiks. Ja enamik sipelgaid, kes on selle sees, surevad. Nad liiguvad ringiratast edasi, kuni nende jõud täielikult otsa saab. Aga miks nad seda teevad? Vastus on hirmutavalt lihtne. Süsteemi viga. Kas mäletad feromoonijälge, mida nad kasutavad õige tee leidmiseks? Enamasti töötab see süsteem väga hästi, aga mõnikord võivad nad ka iseenda lõhna tõttu eksiteele sattuda. Kui sipelgagrupp kõnnib ringi ratast ja järgib oma enda feromoonijälge, arvavad nad, et see on õige tee. Nad järgivad seda. Ja kuna rada on ringikujuline, jõuavad nad tagasi samasse punkti. Ja kõndides jätavad nad maha aina uusi feromoonie. Lõhm muutub tugevamaks, vale rada muutub aina kindlamaks. Sipelgad muutuvad aina kindlamaks, et nad järgivad õiget rada, kuni saabuvad teised sipelgad ja liituvad riviga. Nad ei tea, et rada, mida nad järgivad, on lõks. Ring muutub järjest suuremaks, osalejaid tuleb juurde ja sellest saab surmav marss. Lõpuks võivad tuhanded sipelgad surra liigse väsimuse tõttu. Mõnikord saab seda peatada ainult väline sekkumine. Näiteks võib midagi äkitselt teele ette jääda. Tee võib muutuda või mingi jõud lõhub ringi. Ameerika ränduri William Beebe raporti kohaselt, kes viibis 1921 aastal Guyanas, täheldas ta tohutut armee sipelgate surmaringi, mille läbimõõt ulatus peaaegu 365 meetrini. Tema sõnul kestis see enesehävituslik marss peaaegu 2 päeva. Ja see ei ole haruldane nähtus. Peaaegu igat tüüpi sipelgas võib sellisesse lõksu sattuda, kui feromoonirada läheb valesti. Sageli me lihtsalt ei märka seda, sest see juhtub väikeses ulatuses. Mõnikord jäävad lõksu vaid mõned sipelgad, aga tasasel ja avatud alal võib see väga suureks kasvada. Ja kui sa seda näed, ajab see tõesti kananaha ihule. Nad liiguvad ringi nagu zombid, sihitult. Aga veel hirmutavam on see, et mõnikord muutuvad sipelgad selle otseses mõttes zombideks. Tõeline zombiapokalüpsi sipelgate maailmas. Filmides algab zombiapokalüpsis tavaliselt nakkusega. On olemas viirus või haigus, mis kontrollib inimese keha, kuni ta muutub mõistuseta ja hirmutavaks olendiks. Aga looduses on sellel päris versioon olemas ja sipelgaid jaoks on see üks kõige hullematest õudusunelegudest. See on korditsepsiseen. Esmapilgul tundub see lihtsalt seenena. Vaikne, väike, näib ohutu. Aga kui see nakatab sipelga, algab hirmutav protsess. Seeneosed sisenevad sipelga kehasse. Seejärel mõjutab see sipelga kõige olulisemat suhtluskanalit, haistmismeelt.
kui see juhtub, kaotab nakatunud sipelgas ühenduse oma kolooniaga. Ta eksib ära, eemaldub kaaslastest ega leia enam pesa üles. Selles punktis hakkab seen sipelga käitumist kontrollima. Mitte selleks, et teda päästa, vaid selleks, et leida koht, mis on seeneniidistiku kasvuks kõige sobivam. Tavaliselt suunab seen sipelga jahedasse ja niiskesse kohta. Seejärel paneb seen sipelga lehe või oksa alla kinni hammustama. Kui sipelgas on hammustanud, ei suuda ta enam lahti lasta. Ta on justkui sinna kinni jäänud. Seene kasvak takistab järk-järgult sipelgalihaste normaalset liikumist. Samal ajal kasvab seen pidevalt sipelga kehas. Lõpuks tungib seen putuka peast välja. Seejärel vabastab ta uued eosed, et nakatada teisi sipelgaid. Kogu see protsess kestab umbes 10 päeva ja suure osa sellest ajast on sipelgas veel elus. Tõeline õudusunenägu. Aju ei kontrollita otseselt. Teadus on juba ammu teadnud zombisipelgatest, aga aastaid polnud selge, kuidas seen täpselt sipelgat kontrollib. Varem nimetati seda sageli ajuparasiidiks. Nagu see võtaks sipelga aju üle ja annaks seal käske. Kuid 2021 aasta veebruaris ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuring näitas, et asi polegi nii lihtne. Uuringus selgus, et sipelga aju jääb terveks. Seent ei hävita seda otseselt. Selle asemel tungib seen oma mütseeliga sipelga lihaskiududesse üle kogu keha. See tähendab, et kontroll ei tule ajust, vaid kehast. Järk-järgult asendatakse osa sipelga koerakkudest seenrakkudega. Lihtsamalt öeldes muutuvad sipelgas ja seen justkui üheks olendiks. Sipelga keha muutub kandjaks. Seenist saab aga niiditõmbaja, nagu keegi tõmbaks niite selle keha sees. Ja vaesel sipelgal ei jää muud üle, kui järgida seda hirmutavat stsenaariumi kuni viimase hetkeni. Nad on küll väikesed, aga sugugi mitte lihtsad. Kõigist oma nõrkustest hoolimata on sipelgatel selgelt kindel koht maa biosfääris. Nad ei ole lihtsalt putukad, kes mööda maad ringi jooksevad. Neil on oma süsteem, neil on kommunikatsioonivõrgustik, neil on töö, neil on põllumajandus, neil on loomakasvatus, neil on oma õppimisviis, neil on mälu, neil on hädaolukorra lahendamise süsteem. Ja neil on ühiskond, mis mõnikord üllatavalt sarnaneb inimtsivilisatsiooniga. Nii et mida rohkem me neid uurime, seda selgemaks saab üks asi. Sipelgad ei ole lihtsalt väikesed olendid, keda me võime mõtlemata jalge alla tallata. Maa all, puude sees ja maailma pragudes eksisteerib vaikne tsivilisatsioon, mis on toiminud juba ammu enne inimese tulekut. Ja kui nad on suutnud ellu jääda üle 100 miljoni aasta, siis kes teab, millise evolutsioonilise hüppeni nad tulevikus veel jõuda võivad.